No tere üle pika aja. Hakkame taas kino tegema. Valimised läbi, kasvuhoone valmis ehitatud, igasugu töid on tehtud, pole aega olnud mõeldagi söögi tegemisele või õigemini filmimisele. Vahepeal on põdrajaht alanud ja mind tabas üks meeldiv üllatus. Nimelt Ida-Virumaalt Kuremaa jahtkonna jahimehed on minu jälgijad ja saatsid mulle korraliku käntsu põdraliha. Pärast uurisin, et see on põdra tagakintsust, mille ma siis lõikasin kolmeks, panin külma ja hakkan siis midagi sellest tegema. No tagakints on selline, mitte nüüd filee, see tahab pikemat haudumist. Ja ma mõtlesin, et nagu paremini küpseks lõikan ta õhukeseks ja ma teen täna liharullid. Vaatame, kuidas see meil õnnestub. Niisiis, ma selle tüki võtsin kelmed juba ära, tegin ta natukene viisakamaks, siin jäi selline osa järgi. Selle ma tükeldan ja kasutan ka ära. Aga nüüd prooviks teha, liha tuleb lõigata risti kiudu ja siis haamriga peksan laiaks. Panen sinna täidise ja keeran rulli. Vaatame, kuidas see meil õnnestub. Noh, ta on selline, kas mul õnnestub. Ma lõikan ühe tüki ja vaatan, kuidas see mul õnnestub laiaks peksta. Kui ei õnnestu hästi, siis ma teen tast liblika, lõikan 2 ja keeran niimoodi, saan suurema tüki. Aga vaatame, kuidas see üks meil käitub. Nii, paneme peale soola, pipart. Mina panen maitseained niimoodi enne vasardamist peale. Mõni võib-olla raputab pärast, aga mina panen enne. Ja nüüd vasardame läbi kile, et liha ei pritsiks mööda ilma laiali. Ja esimese tampimise ja niimoodi õrnalt, sileda poolega maitseained lihasse ja siis vaatame. No kuulge, siit saame rullid küll päris korraliku. Vaatate isegi suur. No vaatame, keerame niimoodi. Noh, hea küll, sobib. Aga samas vaimus jätkame. Liha on meil vasardatud, need tükid maitsestasin ka ära. Nüüd valmistame ette täidise. Täidiseks panen porgandiriba, selleririba, kui mahub, panen seeni, sibulat, vaatame. Ja lõikan sellised kangid ja ma praen nad läbi.
kogused on täitsa umbes, mis rulli sisse ei lähe, panen kastme sisse. Ja kellele midagi siit ei meeldi, seller, parasseller, seened, võib julgelt vahele jätta. Ja nüüd praen selle kõik läbi, enne kui rulli hakkan keerama. Täidis läbi praetud ja hakkamegi siis rulle keerutama. Vaatame, kuidas õnnestub. Ega ei tea ju. Nii, jätame selle maitseainetega poole sissepoole. Paneme peekonit. Annab väikest mahlasust, ma loodan. Nii, porgand, seller. Vaatame, et liiga suur vorst ei tule. Seene ja sibula segu ka.
no päris mehine rull. Aga on, mis on. Ja proovime tikuga kinni panna. Võib ka niidiga siduda, aga ise ma mõtlen, et siis kui ta ükskord valmis on, siis on tikku lihtsam ära võtta kui niiti. Äkki ei saa niiti kätte või, no näete, siukene rull. No päris tummine, aga see lihatükk on ka päris suur. Need piklikud asjad seisavad siin sees ilusti. Seened, nagu näha, ronivad otsast välja. Aga mis siis? Vaatame, katsetame. Muidugi vanemad rullitegijad ja spetsialistid võivad julgelt kommentaarides nõu anda, kuidas teha. Ega ma eriti neid rulle teinud ei olegi. Ma olen suurt rulli teinud, aga niimoodi väikesi. Tea, kas olengi. No. Jätkame samas vaimus. Nüüd on kõik rulli keeratud. Järgmisena kolime pliidi juurde. Seal ma pruunistan. Igast küljest tõstan haudepotti. Sinna läheb puljong. Need, mis siit järgi jäid, ka sinna sisse. Ja haudub. Kui kaua? Ma ei tea. Vaatame nii kaua, kui pehme on. Ja siis mingil hetkel lisan sinna pokaali veini. Ja rõskakoort. No siis maitsestan, vaatan, mida vaja. Ega siis olegi midagi muud. Kolime pliidi äärde. No täpselt üks pannitäis.
2 minutit ühe külje pealt pruunistab päris hästi. No näete, pott on ka täitsa sobilik. Nii, rohkem ei pane, ma tahaks siia ju veel veini ja koort ka panna. Tsiteerime taas kuulsat kokka Keith Floydi. Et nagu Keith Floyd ütles, et mul meeldib teha süüa veiniga. Vahel panen seda ka toidu sisse. Poetan siia ka paar loorberilehte ja ma otsin, paneks veel tüümiani ja rosmariini ka. Selle väikese vahu korjaks ära. Midagi siit ikka tuleb, keskele see praadimine ei ulatunud. Päris head aroomid tulevad. Valge vein redutseerib siin. Ja niimoodi vaikselt podisedes kuni valmimiseni. Kaua läheb, ma pärast ütlen. Leidsin sügavkülmast oma rosmariini. Nii, paneks veel väikse või läheb paljuks. Ja siis saame teada. Niimoodi. Ja ka oma tüümioni. Nii. No nüüd on gaas peale ja hautame. Tund aega on podisenud. Need väiksemad lihatükid, mis mul järgi olid, need ma praadisin ka üle, panin siia ühe maitsesin. No, tahab natuke veel saada, nii et hoiame veel. Ja panin ka kartulit keema.
tükeldasin peterselli, et pärast peale panna. Aga varred tükeldasin ja panin kohe sisse. Nüüd on tund ja 3/4 podisenud. Maitsesin üht lihatükki. Oli hea pehme. Aeg on jõuda grande finaaleni. Võtame liharullid välja. On ilusasti koos püsinud. Nüüd õngitseme välja loorberid ja muud rootsud, mis siin on. Ja nüüd tuli mul tuju lisada siia kirstomateid. Väike värvi ja väikest hapet ka. Paneme kõik ära. Ja siis teeme kastme paksendaja. Näete, panen ühe paki poolt. Ja lisan siia jahu. 2 suhkrusikatäit. Ja valan siia sisse. Laseme keema tõusta, siis peaks kastet paksenema. Tükid lahustavad ka ära, jahutükid. Näete, ongi kaste paksenenud. Lasen natuke podiseda. Lihtsalt tomatite pärast, et nad küpseksin ära. Petersel sisse. Sai äkki palju. Ja tõstame rullid tagasi kastmesse sooja. Ja ongi meie võdra rulli roog valmis. Aeg on siis pidulikuks degusteerimiseks. Kell on palju, suurt söömat ette ei võta kartulitega ja puha, aga liha maitsen ära. Niisiis, meie rull valmistatud võdra tagumisest kintsust. Kui teha välisfileest või mingist pehmemast tükist, saab kindlasti parem, võib-olla isegi poole tunniga hakkama.
aga mul oli selline tõsisem kintsuliha ja see võttis natukene aega. Niimoodi, kus nüüd see tikk on või on see ära küpsenud, ei ta peaks siin kusagil olema. Küll ta välja tuleb. Aga lõikame pooleks, no läheb siis keset tikku. Näete, on pehme, ahah, tikk on allpool. Tikk on allpool. Niisiis, näete, täitsa rulli sisu on näha. No liha oli rohkem ümber rulli, seega sisu on nagu on, aga ilusasti püsis koos, laiali ei jooksnud. Näete, kui pehme on, isegi kintsuliha audub ilusasti pehmeks. Malm potis. Väga hea. Kui ma neid tükke siin vahepeal võtsin, see tundus selline kuivapoolne. Aga siin on peekoniviil vahel. Vaatame, kuidas see tükk ikka on eraldi. Ta on pehme, aga on kuivam. Aga siin on täidis, porgand, seller. Seller on mis täitsa ära sulanud, natukene on näha seened, peekoniviilud ja liha on mõnus mahlane. Noh, ilus. Kui ma sööma hakates ütlesin, et välisfileest teha või mingist pehmest tükist, et kints ei ole see, siis nüüd ma olen vastupidisel seisukohal. Tehke just kintsulihast ja pange porgandit, sellerit, seeni, sibulat sinna vahele. See pehmendab ja väärindab seda sitkemat liha ja saate väga hea roa. Nii et suur tänu veel kord Kuremaa jahtkonna jahimeestele. Mul on neid tükke veel, mis te mulle saatsite ja mul on mõttes ka veel, mis ma nendest teen, nii et me põdraliha toitudega jätkame. Selline oli siis minu, kuidas see võib öelda, tagasituleku video peale pikemat pausi ja luban, et ma olen tublim ja teen varsti jälle videoid. Jääge meie kanalile.